Tere, raamatusõbrad, laulu- ja luulehuvilised. Mina olen Aivar Põldvee, selle näituse üks kuraatoritest ja juhatan sisse meie teise seminari. Ja nagu juba öeldud, täna räägime siis laulust ja luulest, aga eelkõige luulest. Te kuulsite äsja Mari Kalkuni esituses Ando Runneli luuletust, kus kõlavad need samad raamatuaasta meie näituse motod. Kiri algab kirikust, kas ka laul, kindlasti mitte, aga eestikeelne kirjutatud laul ja luule võib öelda algab kirikust küll, aga algab ka koolist, täpsemalt gümnaasiumist. Ja muidugi on need arengud kõik omavahel põimitud, sest seesama Rainer Brockmann, kes on pärandanud meile esimese trükis ilmunud eestikeelse ilmaliku luuletuse. Tema oli ju Tallinna Gümnaasiumi kreeka keele professor ja tema pojast, see kirikuõpetaja pojapojast samuti terve Brockmannite dünastia, et pool Eestit on nende jalajälgi täis. Ja tänane seminar kujuneb meil niimoodi, me katsetame natukene huvitavamat vormi. Meil on kaks esinejat, Katre Kaju Tartust, Riigiarhiivist, kes on varauusa ja väga hea tundja, ka uurijana, aga võib-olla paljud ei tea, et ta on toimetanud väga suuri pakse tarku raamatuid ja tema räägib meile siis varauusaegse luule kirjutamisest, õpetamisest, neid lugusid, mis seonduvad Paul Flemingi ja muude selliste toredate asjadega. Ma arvan, te olete kõik lugenud ka raamatutest, need on meie kirjandusloo lahutamatu osa. Muidugi tasub võib-olla mainida tõesti, et just nimelt see 17. sajandi 20. 30. aastad, kui siia jõudis ka Saksamaalt see Martin Opitzi algatatud luule uuendus, et see mood jõudis ka meile ja eelkõige gümnaasiumisse ja otsapidi siis ka esimesse riimitud lauluraamatusse, mis siis ilmus kiriku käsiraamatu osana 1656. aastal, mis oli omaaegne suur saavutus. Meie küll nii kaugele ei jõudnud nagu lätlased, sest Kuramaa pastor Wischmann koostas 17. lõpus lausa mitte-saksa Opitsi, selline raamatu pealkiri, kus siis õpetati läti keeles luuletama kõigi nende heade saksa luulereeglite järgi. Aga nüüd me jõuame siis tänase esimese ettekandeni. Teine ettekanne on niisugune loominguline. Katre Kaju siis räägib meile gümnaasiumist ja luuletamisest ja pärast astub ette luuletaja ja kooliõpetaja, nii nagu Brockmann oli, eks, oma luuletõlgendustega. Ja siis on väike paus selja sirutamiseks, saame vaadata ka näitusel neid mõningaid originaal-eksemplare. Siis kutsub meid teine tunnusmeloodia seminari teise poolde, kus jätkame siis sama mustriga ja kes veel jõuab pärast, kellel on aega, saame pisut koos näitust vaadata ja kell 4 kõlab siin ka veel orelimuusika. Aga nüüd ma siis kutsun ette Katre Kaju. Aitäh! Tere minu poolt. Katre Kaju, parandan ühe väikese vea, olen Rahvusarhiivist. see ei taha selgeks saada.
See on inimesele, kes käib palju Rootsi riigiarhiivis. Just nimelt, seal on riigiarhiiv, meil on rahvusarhiiv. Riigiarhiivi enam ei ole. Põhiliselt tegelen toimetamisega viimasel ajal, alustades siis keskajast, viimane kord oli isegi lausa muinasaega ja sõjaajalugu, mis mu käes oli, kuni siis päris meie kaasaegsete asjadeni välja. Aga põhienda huvi on tõepoolest varauusajas ja natukene ka 18. sajandis just raamatuloo aspektist. Nüüd enne, kui ma hüppan sinna 17. sajandisse ja natukene ka 16. sajandisse, tahtsin ma tuua võrdluse meie tänapäevaga, sellesama luuletamise teemaga seoses. Et meil tänapäeval puutuvad lapsed luuletamise kui sellisega kokku juba teises klassis. Kui öeldakse, et nii, kirjutage nüüd luuletus ja nad on selleks hetkeks kuulnud põhimõtteliselt ainult sellest, et luuletuses on salmid ja luuletuses on riimid, kõik. Rohkemat nad sellest ei tea. Muidugi värstekstidega on nad kokku puutunud märkimisväärselt varem, tavaliselt lasteaias juba, kui on vaja pähe õppida mõneks tähtpäevaks mõni luuletus, jõuludeks, emadepäevaks ja nii edasi. Ja kuna värstekste loetakse harva, lastel ei ole huvi nende lugemise vastu ja tegelikult ka rütmilist teksti on oma kogemuse põhjal lastel üpris keeruline lugeda, siis nad sellega ka tegeleda ei taha tegelikult. Ja muidugi, kui luuletama hakata või luuletust kirjutama hakata, siis see eeldab ka väljendusvahendite tundmist, igasugust katsetamist, harjutamist. Et ei tule see luule niisama lihtsalt tuulest. Nüüd 17. sajandil ja tegelikult ka sajandi jagu varem, sajandi jagu hiljem kuulus luuletamine, luule lugemine põhimõtteliselt iga haritud inimese käsitööoskuste juurde. Ja keda vaadata haritud inimesena, siis põhimõtteliselt gümnaasiumi ja ülikooli haridusega inimesed. Neid tegelikult meie ühiskonnas ei olnud siin palju. Kui mõelda 17. sajandi keskpaiga või esimese poole gümnaasiumi lõpetajate peale, siis aastas heal juhul 10 lõpetas gümnaasiumi. Et esimeses klassis muidugi oli neid rohkem, kuna seal õppis korraga 2-3 aasta jagu poisse. Nüüd luule muutus Tallinna ühiskonna elus võib-olla olulisemaks koos gümnaasiumiga, nähtavamaks kohe kindlasti koos gümnaasiumiga ja kui asutati gümnaasiumi trükikoda. Ja just eelkõige seoses sellise nähtusega nagu juhuluule, mis tähendas siis luuletuse kirjutamist mõneks kindlaks puhuks, sünnipäevaks, nimepäevaks, pulmadeks, matusteks, lahkumiseks kuskilt kohast või saabumiseks kuskile, aga ka selliste suuremate ühiskondlike tähtpäevade puhul nagu mõne hoone sissepühitsemine, näiteks kabel, või siis aastal 1700 Narva lahing, mida tähistati või pühitseti kõikvõimalike tänujumalateenistustega, aga mille puhul kirjutati ka gümnaasiumites või teistes koolides üpris ohtralt juhuluulet. Ja nüüd trükikojaga siin Tallinnas põhimõtteliselt toimus nagu mingisugune plahvatus. Seda luulet oli järsku märkimisväärselt rohkem
teda on säilinud tänu trükikojale märkimisväärselt rohkem, et käsikirjalist juhuluulet meil on teada üksikud, on teada, et näiteks Stockholmis Riigiarhiivis on Balti aadlikke seotud juhuluulet, aga ta on eri kohtades laiali, ta on sageli kirjeldamata mingite materjalide vahel. Ja siin ongi üks näide nüüd ühest käsikirjalisest õnnitlusest. Ta on natukene rohkem dekoreeritud, punane kiri, siis on natukene vigurit sinna juurde tehtud ja ta tegelikult läheb kõik värssi, teda lugeda on üpris keeruline, sa pead täpselt ajama rida, sõnad on seal punase ringi sees katki tehtud. Aga nüüd, kui võrreldagi, kui need käsikirjalisi ka oli palju, siis nad ei ole säilinud oma ajutisuses. Et seegi tegelikult selle teisel pool on arvutusi, siin on mingisugune majandustekst teisel poolel, et neid sageli kasutati, uuskasutati see teine pool ära, et nad ei olnud sellised sageli säilitamiseks. Ja miks juhuluule, olgu käsikirjaline või trükitud, veel oluline oli, et trükitud kujul otsapidisega aitas igavikustada inimese nime, et see oli oluline, aga teine asi, mõlemad, nii käsikirjaline kui ka trükitud juhuluule oli otse kui visiitkaart. Sa said selle esitada, presenteerida sellega oma teadmisi, oma oskusi, endas sellega märku anda ja selline juhuluuletus võis kasuks tulla ei millelegi vähemale või rohkemale kui ametiredelil tõusmine või siis täiesti oma ametikoha saamine. Et see ei olnud teinekord üldsegi nii lihtne. Luuletekstide koostamisega puututi kindlasti kokku ülikoolides, gümnaasiumites, aga ka linnakoolides ja viimasel juhul tavaliselt sõltus hästi palju konkreetse kooli programmist, aga ka koolijuhist või õpetajast, kes võttis siis vaevaks nende kõige tublimate või ka üheainsa kõige tublima õppuriga siis tegelda ja teda siis nii kaugele aidata või õpetada, et ta võis minna ülikooli õppima. Nüüd, mis kindlasti kuulus õppeprogrammi, millest täna ma otseselt ei räägi, aga ta mõnel korral tuleb jutuks ja tänase selle seminari teemas on sees on laul, et esimesest päevast peale põhimõtteliselt kuulus siis kooliprogrammi või õppeprogrammi laul, kuigi seda üldiselt luulena ei nähta. Et laulu need väljendusvahendid ja mõjuvahendid on natukene teistsugused kui luulel. Koolis üldjuhul oli tegemist siis kirikulauluga, aga aja jooksul tuli siis juurde üha rohkem ilmalikke laule ja need kirikulaulud, olgu koolis või siis kirikus ja ilmalikud laulud väljaspool kooli, et need mõjutasid tegelikult 17. sajandil hästi tugevalt ka siin kirjutatud juhuluulet. Nüüd vaadates jälle keele aspekti, siis kui me tänapäeval meil Eestis luuletatakse valdavalt ikkagi oma emakeeles, see tähendab siis meie jaoks eesti keeles, siis 17. sajandil enamasti tehti seda võõras keeles, ladina keeles siis peamiselt, eriti akadeemilises keskkonnas, aga sinna hulka eksis siis ka itaalia või prantsuse keelt, kreeka keelt
kohata võib veel itaalia, hispaania ja hollandi keelt, üht-teist võib-olla veel. Ja emakeel ei olnud toona siis luuletamisel kindlasti mitte eesti keel, vaid meil siin ikkagi saksa keel. Selles mõttes, et kooli olid oodatud saksa soost poisid. Ehkki Tartu Ülikooliga seoses Johan Schütte oli programmilisena välja käinud, et ka nii-öelda kohalikud maapoisid võiksid ülikooli jõuda, aga siis jälle ei oleks nad seal õppinud kindlasti mitte eesti keeles, vaid saksa keeles ja ladina keeles. Nüüd meie kohalike sakslaste jaoks nii-öelda emakeeles kirjutamine muutus siis tavalisemaks 17. sajandi keskel. See nii-öelda need muutused olid sellised samm-sammulised aste-astmelt, kuni siis 18. sajandiks oli luuletamine peaaegu täies ulatuses siinmail saksakeelne. Nüüd tulles luulekunsti või luuletama õppimise juurde 17. sajandil tuleks võib-olla kõigepealt küsida seda, et kui palju luuletamisega ja luulega üleüldse õpilased kokku puutusid enne gümnaasiumit, kus tegutses eraldi poeetikaprofessor. Ja siin tuleb alustada tegelikult juba 16. sajandi keskpaigast, kui linnakooli rektor Markus Leo saatis Tallinna Raele kirja, kus ta siis kirjeldab oma uut kooliprogrammi ja paar aastat enne seda linnakoolis toimunud õpet. Nüüd väike juhatus selle juurde, et kus meil need suured koolid asusid, linnakool siis dominiiklaste kloostris pärast reformatsiooni ja gümnaasium asutati siis 1631 tsistertslaste kloostrisse. Ja õppe kohta veel nii palju, et kui ma siin räägin klassidest, siis klassisüsteem oli vastupidine sellele, mis meil tänapäeval on, et kui meil esimene klass on kõige madalam, kõige alumine, siis neil oli vastupidi, et esimene on kõige viimane, kõige kõrgem. Ja ühes klassis siis tavaliselt õpiti 2-3 aastat, et seda tasub nii-öelda meeles pidada. Ühesõnaga siis Markus Leo kirjutab Raele 1546. aastal ja ütleb, et paar aastat varem loeti sekundas ehk teises klassis 2 päeval nädalas Catot. See on siis osutus ühele ladina didaktilise luule või õpetusluule suurvormile Cato distichonidele, mida tuntigi sageli või kirjeldatigi sageli nimetusega Cato. Tegemist on anonüümse, vanasõnaliste, 2-realiste tarkusesalmide kogumikuga, mis pärineb 3.–4. sajandist, kuigi seda tõepoolest omistati väga pikka aega Roomle, nii-öelda enne meie aega elanud Catole. Ja keskajal oli see üks levinumaid keeleõpperaamatuid, aga samal ajal ka üks olulisemaid moraaliõpetuse alustekste. Et ühesõnaga, see on väga hea selline tore varane näide tänapäeval moodsast integreeritud õppest, kus 2 asja saab ühe hoobiga. Et sama nii-öelda eesmärk oli tegelikult ju ka kirikulaulu puhul.
et ühtepidi laul, muusika, teistpidi religiooniõpetus. Kas ja kuivõrd nüüd neid Cato Tistichone luuletekstina käsitleti toona või käsitleti, see on täiesti ise küsimus. Värsina neid kindlasti lugema õpiti, aga kas ka midagi enamat, see on täiesti selline spekuleerimise koht. Ja Markus Leo selle kohta nagu midagi ka täpsemalt ei ütle. Markus Leo 2 aastat hilisemast ehk siis uuendatud õppekavast leiab uuesti Cato Tistichonid. Siin ta nüüd ütleb, nii-öelda diferentseerib natukene, neid loevad teise klassi edasijõudnumad, mis siis osutabki ka sellele, et klassis olid nii-öelda eri edasijõudmise astmega õpilased. Ja seda lugesid siis ka kõige kõrgema klassi õpilased ehk primaanid. Ja jälle täpselt nagu nii-öelda selle varase õppeplaani puhul ei ole võimalik tegelikult öelda, et kas ja kuidas neid luulena tegelikult käsitleti. Leo uuendatud õppeplaanist leiab ka niinimetatud Aisopose valmid, mida pidid siis lugema ja õppima esimese klassi poisid. Tegemist oli jälle sellise keeleõppe ja samal ajal ka moraaliõpetusliku tekstiga. Üks näide, kus siis Leo järgi tuli õppida häid lauseid, mida iganes see siis tähendab. Tegemist oli 7.–6. sajandil enne Kristust elanud Aisoposele omistatud proosalugude kogumikuga, aga siin puututi ka kokku värssidega ja peamiselt just nimelt iga loo või valmi lõppu lisatud moraali osas, kuhu sageli või mitte sageli, vaid mõningal juhul lisati värsse. Mõnikord antiikautoritelt, mõnikord siis hilisemad. Siin on siis üks moraali näide Ovidiuselt, seal päris all lõpus. Lugu ise on vanaks jäänud lõvist, et kuidas suhtumine muutub. Et kui sa oled noor ja tugev, siis sinuga arvestatakse. Kui sa oled vana ja väeti, siis on asjad natukese teistmoodi. Nüüd ei Cato ega Aisopose värsse valmide puhul ei ole tegelikult meil võimalik öelda, missuguseid õpperaamatuid meil siin kasutati. Mõlemad olid hästi levinud, neist oli ilmunud palju trükke üle Euroopa, kusjuures Aisopose valmidest ka erineva tekstivalimiga. Ja meie mäluosutuste kogudes on vähemalt 2 erinevat Aisopose eksemplari, mida võidi Leo ajal kasutada. Cato omasid meil nii varaseid, Cato Tistichone meil nii varaseid ei ole, aga oletada võib, et kasutati kõige levinumat ehk siis Rotterdami Erasmuse mõnda väljaannet või trükki sellest. Nüüd järgmine ajaline peatus või on siis aastal 1603, kui meil on järgmine tekst või nii-öelda kiri Raele, kust me saame teada mitte gümnaasiumi, vaid linnakooli õppe kohta. Ja nimelt sellel samal 1603. aastal saatis linnakooli rektor Heinrich Westring, kes Tallinna kultuurielus, hariduselus, kirikuelus toona oli hästi oluline ja hästi mõjukas mees. Ja oma kirjas ta siis kirjeldab järjekordse reformi läbinud linnakooli õpet.
ja selle reformi oli 4-5 aastat varem läbi viinud tema ise. Ja sellise, tundub, et natuke eneseteadliku ja ka uhke mehena ta siis teatab uhkelt, et õpe koolis on nii hea, et 18–20-aastased noormehed võivad pärast lõpetamist otse ülikooli minna. Et Markus Leo kirjast Raele sellist ambitsiooni veel ei leia. Aga see on ka seotud sellise humanistliku hariduse või haridusparadigma siia jõudmisega ja omaks võtmisega. Et Vestringi etteruttavalt öelda, et Vestringi programmi puhul on nähtud päris suuri sarnasusi näiteks Strasbourgi gümnaasiumi programmiga ja sealne gümnaasiumi juht Johannes Sturm oli üks väga tugevaid nii-öelda haridusideolooge Euroopas, kelle mõju oli hästi suur. Vestringi programmi järgi linnakool oli nüüd Vestringi ajal mitte enam 3-klassiline, vaid 5-klassiline. Luuletekstidega puututi kokku juba tertsias ehk siis 3. klassis. Ja nüüd erinevalt Markus Leost kirjeldab Vestring õpetatavate või käsitletavate tekstide kõrval ka seda, kuidas õpe pidi toimuma. 3. klassi õpilased lugesid, nagu pool sajandit varemgi, Cato Distichone. Uue värsteosena nimetab Vestring aga mimograafuse värsikesi, ehk siis versiculi mimograafi. Nende värside autor Publius Syrus oli 1. sajandil enne Kristust Roomas tegutsenud miim ja miimide autor, sealt siis ka see nii-öelda kirjeldab nimetus mimograafus. Aga hilisemal ajal oli ta tuntud eelkõige oma mõttevärsside pärast. Mimograafuse värsid koosnesid või mitte ei koosnesid, vaid olid kuulunud tegelikult juba ka Erasmuse välja antud Cato Distichonide juurde ja seega tegelikult ei pruukinud need olla Vestringi ajal üleüldse selline uus lektüür siin koolis. Aga meil lihtsalt ei ole varasemast teavet, et neid oleks koolis loetud. Mida nüüd need 3. klassi poisid nende värssidega tegema pidid? Nad pidid neid lugema, nad pidid neid pähe õppima, nad pidid neid ümber kirjutama ja oma sõnadega ümber ütlema, sealhulgas siis kirjalikult. Nüüd liikudes 2. klassi juurde, endiselt olid seal õppekavas Cato ja mimograafus ja lisandusid Leo ajast tuttavad Aisapose valmid. 2. klassi poistele esitati juba suuremaid nõudmisi nende värssidega ümberkäimisel. Nad pidid neid värsse analüüsima, imiteerima, tõlkima ja mingisse teise vormi valama. See tähendab, et nad tegelikult, poisid pidid olema tuttavad luule ja proosa alažanridega, värsimõõtudega, kõikvõimalike stiilivõtetega ning olema teinud stiiliharjutused. Need on siis, stiiliharjutused on valdavalt siis retoorikaõpetuse nii-öelda teema. Et värsside tõlkimine oleks tähendanud nüüd ilmtingimata värstõlget, saksakeelset värstõlget, see Vestringi kirjast välja ei tule, aga põhimõtteliselt ei saa seda ka välistada. Ehkki saksa keeles luuletamine ei olnud sel ajal veel sellise ühiskondliku tähtsuse või heakskiiduga kui 20–30 aastat hiljem, kui see, millele Aivar osutas, Opitsi luulereform või saksakeelse luulereform oli siia ka gümnaasiumi vahendusel jõudnud. Sekundas ehk 2. klassis loeti veel psalme
nii ladina kui ka saksa keeles, aga esmalt või põhirõhk oli siiski nii-öelda valitud psalmide päheõppimisel. Ja päheõppimine oli Vestringil üks olulisemaid õppeviise. Küsimus, et kas psalme nähti ja käsitleti ka värstekstidena, see otseselt Vestringi kirjutisest selgeks ei saa, et kuidas neid nähti. Aga kuna psalmiluule oli 16. sajandist peale Euroopa haritlaste hulgas selline oluline teema, siis ei saa seda välistada ja kui mõelda gümnaasiumi õppeprogrammi peale sajand hiljem, siis professor Morian oli välja kuulutanud, et tehakse nii-öelda psalmiluule harjutusi George Buchanani psalmi parafraaside järgi. George Buchanan oli siis 16. sajandi šoti humanist, hästi tuntud ja tunnustatud üle Euroopa, kirjutanud näidendeid ja muid olulisi asju ja tema need psalmitõlked või psalmi parafraasid olid hästi mõjukad nii saksa keeleruumis kui ka tegelikult meil siin. Nii et ei saa välistada, et Vestringi ajalgi neid siin kasutati. Tulles nüüd prima ehk esimese klassi juurde, siis neile esitas Vestring oma õppeprogrammis märkimisväärselt kõrgemaid nõudmisi. Et peamiselt 1-2-realiste värsikeste juurest hüpati nüüd hops päris pikkade antiiktekstide juurde, nagu Terentiuse komöödiad ning Vergiliuse ja Ovidiuse luuleteosed. Võimalik, et nimetatute kõrval loeti veel mingisuguseid antiikautoreid, aga meil ei ole selle kohta lihtsalt kirjalikku teavet. Samamoodi nagu tekstid muutusid pikemaks ja keerukamaks, muutus raskemaks ja detailsemaks ka luulele ja luuletamisele pühendatud tundide sisu. Õpilased pidid tegema stiilianalüüsi, tõlkima saksa keelde, kirjutama välja fraase, need siis ka temaatiliselt grupeerima, et oleks hiljem võimalik neid tsitaate kasutada, analüüsima meetrumit, jäljendama loetud luuleteksti. Iga 14 päeva tagant pidid nad tegema ühe luuleharjutuse ja iga 3-4 nädala tagant ühe deklamatsiooniharjutuse, ehk siis tuli ka ette kanda. Ja üks luuleharjutusi, mida Vestring kirjeldas, seisnes siis katkiste ehk poolikute värsside omavahel tervikuks sidumises. Mida see täpselt tähendab, ei ole võimalik öelda. Üks, mida ma julgen oletada, et tegemist on midagi gentolaadsega, ehk siis ühe autori, näiteks Vergiliuse värsid võetakse või värsikatked ja neist tehakse siis täiesti uus iseseisev laul või luuletus. Ja ühe näite siinse või siin loodud gento kohta võib leida eestikeelsele kunstluulele aluse pannud Rainer Brockmanni loomingust. Ja kui nüüd nende poolikute värsside terveks tegemises osavoldi, siis anti igal nädalal koju laulu või luuletuse teema, millega tuli iseseisvalt tööd teha ja siis hiljem koolis õpetaja vaatas üle, parandas, soovitas. Ja siia juurde kuulusid veel imitatsiooniharjutused ja õpiti kasutama siis tuntud autorite parimaid kirjakohti ja fraase, ehk siis neid oma teksti sujuvalt sisse põimima. Ja Vestringi hinnangul siis oldi sellise 2-3 aastase treeningu peale nii osavad,
et võidi ette antud või siis sellise lühikese aja jooksul luua luuletus või laul. Nüüd linnakool, see on ikkagi linnakool tavaliselt, unustan ära. Esimeses klassis linnakoolis alustati Vestringi ajal ka kreeka keele õpinguid ja üllataval kombel jõuti seal selle õppe raames luule lugemise, luule kirjutamiseni märksa kiiremini ja märksa keerulisemate tekstide najal kui ladina keele puhul, aga õppeviis oli täpselt samasugune, päheõppimine, imitatsiooniharjutused, tsitaatide väljakirjutamine, iga 2 nädala tagant mingisugusel teemal luuletuse kirjutamine. Eeskujutekstidena mainib Vestring Homerose ja Hesiodose luuletusi, Fokülidese ja Pythagorase värsse ning Rostocki ülikooli professori Johannes Bosseli värsistatud varianti evangeeliumitest ja epistlitest. Kreekakeelse luule keskmes, millega koolis tegeldi, oli eepika, valdavalt seejuures siis didaktiline või moraaliõpetusliku sisuga. Et seda olid nii Pythagorasele või siis pythagoorlikele filosoofidele omistatud kuldne laul, Carmen Aureum või siis siin mitmuses Aurea Carmina ja pseudofokülidese värsistatud aforismid. Ja Fokülidese need aforismid pärast esmaavaldamist 15. sajandi lõpus muutusid põhimõtteliselt selliseks standard koolitekstis või õppetekstiks, mille najal kreeka keelt õpiti koos nende samade Pythagorase värssidega. Ja sageli neid antigi ka koos välja. Ja sellise kreeka keele õppimise puhul väga rõhutab, et selline tekstide valik, selline keeleõpe koos moraaliga aitas siis omandada tsitaate ja mõtteteri jälle eesmärgiga, et neid oleks võimalik hiljem oma kirjutistes kasutada, aga sellega õpiti ka voorusi ja väärikust. Et ei ole mingisugune matsmees. Kui kaua Vestringi programmi järgi linnakoolis õpetati, selle kohta meil infot ei ole, aga suure tõenäosusega 1620. aastateks oli see nii-öelda ära vajunud, sest linnas hakkasid nii-öelda diskussioonid rüütelkonna ja rae vahel, et tuleks rajada gümnaasium. Ja selleni jõuti 1631. aastal ja gümnaasium oli nüüd siis see kool, mille kõrgeima klassi lõpetajad pidid olema nii. Tervist kõigile! Mina olen Jaak Urmet, tõlkijana, kirjanikuna ka Wimberg. Ja umbes 6 aastat tagasi ma teadsin Brockmannist umbes sama palju, kui teab lihtsalt üks kirjanduslooga natukene kursis inimene Brockmannist, Rainer Brockmannist siis. Ja siis jõudis mulle kohale mingisugune kerge midagi sellist pehme ärrituse või ebaluse laadset. Ma tahtsin lugeda seda tema kõige esimest eestikeelset luuletust ja ma ei saanud sealt mitte midagi aru. Mulle tundus see nagu mingisugune selline arusaamatu tekst. Ja loomulikult see on arusaamatu tekst, sest see on kirja pandud 17. sajandi stihilises eesti keeles, kus seal mingisugust kirjakeele reeglit ega midagi. Brockmann lihtsalt kirjutas selle kuulmise järgi, õppis võib-olla natukene oma sõbra Stahli pealt. Ja seda oli kohutavalt raske nagu mõista. Ja siis ma mõtlesin, et Jaak,
kirjutasin nüüd eesti keelde ümber. Ja ma tegin seda ja nimetan seda tegevust transpotiseerimiseks, mis tähendab seda, et väga keerulises 17. sajandi eesti kirjakeeles kirjutatud luuletused tuua tänapäeva eesti keelde, nii et lugedes ei tekiks seda võõristust või arusaamatust. Ja selle viimase 5-6 aasta jooksul mul on suur rõõm alla pannud transportiseerida kõik teadaolevad eestikeelsed ilmaliku luule tekstid aastatest 1637 kuni 1721. Need on kõik ilmunud ühe raamatuna. Ja selle protsessi käigus hakkas mulle muidugi kõige rohkem meeldima Rainer Brockmann ise. Kohe, kui ma vaatasin kaugemale tema nendest 4 eestikeelsest, siis ma nägin, et tegu on väga särtsaka, võrratu luuletajaga. Ta on, ütleme, temast pilti pole säilinud, aga milline see pilt, kui me kuskil leiaksime ükskord selle tema mingi maali või graafilise kujutise, küllap ta seal oleks mingisuguses oma sellises 17. sajandi 30. õpetlase või kirikuõpetaja hõlstis. Küllap tal on habe, küllap tal on parrukas peas või midagi. Aga selle kõige taga ma aiman lõbusat, humanistlikku, lahedat luuletajat, kellega võiks täiesti vabalt minna tunte kõrtsi ja luulest rääkida. Nii et tekkis selline 3 sajandi tagune selline sümpaatia ja ma otsustasin, et nii palju saksa keelt oskan küll, et ära tõlkida need luuletused. Ja tõlkimise käigus saksa keele oskus sellest paranes ja tõlked said minule meele järgi olevad. Ja need ilmusid eelmisel aastal, umbes täpselt aasta tagasi Loomingu raamatukogus. See on umbes pool Brockmanni luule loomingust üldse. 32 teksti, kokku on umbes teist nii palju veel arvuliselt, aga mahuliselt, kuna sinna tuleb juurde ka see Cento näiteks, mis on väga pikk, siis tõlkimata on võib-olla isegi natukene üle poole. Mul on plaan see kunagi ära teha, nii et kunagi saaks käes hoida täielikku Brockmanni, kus on vasakul on originaal, paremal on tõlge, on saatesõnad, muud teosed, lisad, kõik muu paks klots. Kunagi see saab teoks. Aga täna sellise meeldival üritusel ma loeks ette mõned Brockmanni, mõned minu tõlked Brockmannilt. Ja ma valisin nad esiotsa sellised, et nad oleks erinevates värsimõõtudes. See on lihtsalt hämmastav, kui värsimõõdu rikas võis olla selle ajastu õpetlase, haritud inimese luule väljendus. Neid värsimõõte on siin väga erinevaid. Antiigist juba vähemalt, siin raamatus on 3 erinevat. Aga mida kõike saab teha opitsisüsteemis silpi rõhkudega, tõsta neid natukene ja juba on uus mõõt. Säti sinna üks silp ette, juba tuleb uus mõõt. Nii et proovime, kuidas siis 4-5 tükki kõlavad. Esimene neist on kirjutatud aastal, kirjutamisaastat tavaliselt ei tea, sest nad ilmusid raamatus, me teame seda aastat, millal raamat ilmus. Aga igatahes see on kirjutatud taas üheks põhjuseks ja see põhjuseks oli Brockmanni isa surm aastal 1626. Brockmann ei olnud siis ilmselt kuulnudki midagi Liivimast ega Revalist, võib-olla Liivimast ikka oli kuulnud, ju ta oli lugenud ka võib-olla Russovi Liivimaa kroonikat haritud inimesena, aga seda aimu, et ta kunagi hakkab Revalis ringi kondama, tal kindlasti ei olnud. Revalis hakkas ta vaatama alles umbes aastal 1633 ja 34. Nii et tegu on Põhja-Saksamaa noore mehega, kes siis kirjutab eleegilise distichoni vormis kreeka keeles. Kreeka keelt mina ei oska mitte ühtki kriipsu, nii et siin ma pean, toetuma hiiglaste õlgadele ja kasutama alustõlkeid. Aga alustõlke põhjal ja tarkade inimeste kommentaaride toel siis
on mul rõõm nüüd esitada kõige varasem teadaolev säilinud Rainer Brockmanni luuletus aastast 1626. Meie suguvõsa hävingu puhul pealkirjad ma olen pannud ise, sest originaalis tol ajal pealkirju tavaliselt ei pandud. Vist on raevuse pilgu me hõimule pööranud issand, et on määratud meil kõndida hääbumisteed. Kui jumalannal, kes jagab surmasid, näis vähe sellest, et ära noolega viis meilt ema armsa ja hea. Ning läks lendu ka teine ta nöörilt niisama julmalt, veel isa võttes nii kalli ja aulise meilt, kel oli nooruse eas püüd kaunite kunstide poole, mis järel rahvale tõtt kuulutas piibliga käes. Kandes rinnas usku ja jälgides pruuke, mis siivsad hoidis loojat aus tõelise vooruse toel. Meil suguseltsis hulga ja armsate sõprade seaski mitmeid võttis veel lõigata saatuse sirp. Nii onu langes mulda ja kalmu all on ema õemees ning vana memmel sai täis tema päevade mõõt. Saatus näid kui viivuke und, sest nii oled muutlik. Ah, kui rängalt mind lõi sinu armuta löök. Mis tahes suundame pilkuga ümber ringi heidaks. Piinasid ängist meelt silmame vaid igal pool. Kui aga kõrguses kärki ja nõuks tõemeeli on võtnud, sootuks maamuna pealt kaotada terve me hõim. On kaas tunneme vastudas ikkagi lõppmata kindel ning kus hõõgub raev, siiski ka leebusel koht. Õnnetus möödub kord, teis kannatus leidugu kange. Armsad vennad ja õed, kurbade päevade sees. Issand aastaid kinkigu teile, mis saamata kahjuks eelmisel põlvel jäid. Jeesuke toeta. Aamen. Nüüd me lähme edasi. Brockmann on kõik kronoloogiliselt siin reastatud. Brockmann on jõudnud Tallinnasse, vaadanud wie schön ja hakanud kirjutama saksa keeles. See on nüüd ühest esimesest säilinud Tallinna trükikoja trükisest. 2 tükki konkureerivad selle laule olla esimene aastast 1634. See on ühest neist 2 esimesest. See on nüüd kirjutatud, see on ülistusluuletus. Koolis õpetajana ma tihti räägin sotsialistlikust, mitte tihti, aga ütleme 9. klassi kevadel on see hetk, kus ma räägin sotsialistlikust realismist ja pean siis märkima, et suurte juhtide ülistamine luules on sama vana kui inimkonna kirjakunst. Et Smuul ja Vaarand ei teinud mitte midagi uut ja kui te loeksite Papa Janseni raamatuid, siis te samuti ehmataksite. Ja see on nüüd üks suur ülistuslaul siis tolle aja väga tähtsale härrale, kes tuli tagasi Moskvast. Tema nimi oli Philipp von Scheiding, Eestimaa kindralkuberner, väga tähtis mees. Tema käis Moskvas uuendamas Rootsi riigi rahulepingut Moskvaga ja siis tuli tagasi, ilmselt siis sai ära uuendatud. Ja nüüd Tallinn võtab vastu. Õpetlased võtavad vastu, loomulikult suurmees saabub, eks ole, suur saak käes, rahuleping. See on kirjutatud saksakeelses Aleksandriinis, mis on väga võimsa rütmiga. Nii et nüüd kuulakem, kuidas siis nägi välja sotsialistlik realism 300 aastat enne Smuuli. Oodatud päev. O päev, mis oodatud on igatsuses suures, kui kiitkem Jumalat taas tervelt meie juures, on see, kes mitte vaid ei seisnud ühe eest, see, kes end austama nüüd paneb iga meest. Ei rõõmu suuremat või nõuda sellelt hetkelt, kui see tagasi Odysseus on retkelt. Ta külaliseks on, kes tuju meil toob head, ei vaeva enam tusk, ei reisi muret pead. Ei Tobiastki nii kord oodanud ta ema, kel süda ometi ei saanud kalenema. See sooja armastust ja igatsust nii täis, ehk juba löövadki see väsinumalt näis.
Siin rõõmu rohkemalt nüüd on, kui oli seni, triumfi joovastus on tõusmas pilvedeni, kui püssist kahurist käib veel ja veel saluut, et pühitsust saaks tund, mis rahu toob meil uut. Kas vaikselt südames või häälega, mis valju, kõik õnne näitavad, sest häda nõnda palju sai hoitud eemale. Oh, õnn, mis kõigis meis. Oh, kiitkem Jumalat, et selja taga reis. Just seda sorti rõõm neis põhjusega tärkab, kes vaga hingega, sest igaüks taas märkab, kui lahke on ja kuis peab kalliks õiglast meelt. See härra, kes siin mail on jälle pikalt teelt, on teada nendele, tast tuge õpet lastel, kel moomus kambaga on kraes kui kuri astel ja kes on austust väärt, ka austab tema neid. Ta hindab teadmisi ja mitte juhuseid. On teada nendele, ta toeks on vaevatuile, see vastu vaenlaseks on vääraile ja muile. Kel üks on sõnades, kuid mõttes hoopis muu ja valskus patust prii ei ole magus suu. Et heldust osutas tal Jumal tarkust andes ning laskis sündida tal aadli nime kandes, kui harva mõlemat koos kohtab päikse all. Et aadlik ta ning siht on ülim voorus tal. Nüüd kiitkem Jumalat, et kõik ta nõnda loonud ja mehe sellise on meie sekka toonud ning olla palugem ta vastu armulik ja talle kinkida siin ilmas elu pikk. Järgmine luuletus on antiikvärsi mõõdus, see on kolijamb. Seda peaks kuidagi lugema teatud teistsuguse rõhuasetusega, aga eesti keeles vist ei mängi küünleid, ei vääri küünleid, nii et ma loen seda eestikeelse tonaalsusega. Oluline on tabada, et siin nüüd ei ole mingisugust vajadust lugeda silpe ja teha riime. See on põhimõtteliselt, teile võib kuulduda, see on nagu vaba värss. Ainult, et see ei ole vaba värss, vaid ta on ikkagi mingisuguse rõhkude põhimõtetel ikkagi kokku pandud. Mingisugused välted, rõhud mitte, aga välted. Niisiis, kellele? Brockmanni väga suur sõber aastast 34, 35, 36 oli üks saksa härra, kes sattusid mööda purjetama sihiga minna kaugele Aasiasse läbi Moskva. Selle härra nime oli Paul Fleming ja Paul Fleming oli Saksamaal väga kuulus luuletaja. Ja vahemärkusena hetkel Saksamaal pannakse kokku järjekordselt suurt võimast Flemingi kogutud teoste sarja või köidet. Nii et Flemingi oli ka Saksamaal ära unustatud. Teda peetakse üks olulisemaks saksa barokkiajastu luuletajaks. Ja see Paul Fleming sattus Eestisse ja nägi juba eemalt, hei, seal on üks tore tüüp, Brockmann, saame sõpradeks, nad said sõpradeks. Ja kui sa saad endale targa sõbra, siis tark sõber ikka mõjutab sind positiivselt, eks, et see on suur oskus saada elus tarku sõpru, mitte rumalaid, vaid tarku. Ja Brockmann sai endale väga targa sõbra, kes haris teda luuleasjades, inspireeris. Ja muu hulgas ilmselt ka oma enda luulega siis tegi reklaami ka sellele vägevale Opitsi luule uuendusele, eks ole, mis pani rütmid paika. Kui enne oli see rütm, see likkad ja lokkad, nagu tundus, saksakeelses luules, siis nüüd läks kõik silp ja rõhk, mitte mingisugust isetegevust ei ole, aga see silp ja rõhk paneb sul nagu värsid sellisesse rütmi, et nendega seinad maha murda. Ja Brockmann sai nii-öelda siis sõbraks Flemingiga ja kirjutas väga palju luuletusi sellele Flemingile. Esimene neist siis on Tule hing, jälle minu pandud pealkiri, see on aastast 1635 ja see peakski olema esimene, mis ta siis kirjutas. Tutvudes, vast tuttavaks saades, kirjutas oma sõbrale ja pange tähele, see on väga huvitavalt kompaneeritud. Peaaegu kogu luuletus räägib distantsilt. See on nagu, ütleme, selline aupaklik distants. Ta nimetab siin oma sõpra Fleminguks, eks ole. Flemingus, isegi ladinakeeles vastu toob sisse. Aga lõpu 4 rida on täiesti põhimõtteliselt on see distants kaotatud. Ja ta ütleb seal otseselt, ma nüüdsest ütlen sulle, Paul. Panem seda tähele, kuidas see efekt toimib.
Flemingus, kes sa enda väärse said leegilt nime, tõesti kunstide lõõsas kutsuvas hõõgud ja oskad niisama palju keeli, kui võtta on suurim algi kirjatargal neid varnast. Teutooni muusa, räägitakse, on sulle ju kinkinud kõneanni, trotsib mis kütkeid, teab Elbe sind ja vaatab lummatult saale, sind kallis puhnerus teiste hulgas on kiitmas, kui laule teed, nagu teinud neid on Hipponax, Vergilius, Horatius või miks mitte Ovidius, pole karta, et sa jääd varju, teravmeelsuselt sinu värsid kõiki neid löövad. On palju tähtede võlvi kohta sul tarkust ja tunned töid, mida jätnud Strabon Eukleides, samamoodi tead, mida kirja Kaalenos pannud, haritud sa tähtsas ning ka mitte nii tähtsas. Oma leekidest sina, kes sa lõõmad nii mitmel eri viisil, need ka tulle läidad, kel raugelt süda lööb ja kuum su vastu tunde loit rinnus. Meest leegilist ma seega rohkem ei kiida, siit peale Paul, tule hinge näen ma sus üksnes, luba, et su soe minu peale ikka võiks paista, siis ehk muu värsid nõnda külmad ei sünni. Suurepärane luuletus. Nii palju inimlikkust hoovab lihtsalt paari reaga meisse üle 300 aasta, eks, hämmastav. Nii. Sonett. Sonett oli väga armastatud luuleväljendus, luulevorm, mida kasutati. Ka sellele kirjutati pealkirjaks tavaliselt sonett ja mitte midagi muud, aga tõlkija oma ise hakanud voliniku postilt pani pealkirjaks Puhas rõõm. Ja see toob sisse muide. See oli esimene luuletus, mis ma tõlkisin saksa keelest, üldse Brockmanilt. Sest see on kirjutatud enne nüüd seda kuulsat 37. aasta novembri luuletust, mis on see esimene eestikeelne. See on pool aastat enne, see on 37. aasta suvi ja siin räägitakse Liivimaa talupoegadest. Ülla. Meie esivanemad on ületanud barjääri ja murdnud sisse õpetlase luulesse. Puhas rõõm. Kirjutatud pulmadeks. 2 tähtsat abiellusid, see ei ole tähtis. Magus on see lust, mis armsal suve ajal on Liivimaal, kui siin on talgud täies hoos. Tööd kannab puhas rõõm, et saak on peagi koos ja siis jääb tuua peoks kõik kokku pilliga ajal. Et osaks saaks see lust, võim napp on luuletajal, veel pole vili küps, ei ole salves noos, kuid õnneootus suur on siinses inimsoos, kord hirm, kord lootus taas on seni nende rajal. Ma sellest räägin vaid, mis lauale siin kantud, nii magus pulmarõõm, mis taevesast antud on kõikel meie ees. See puhas rõõm ei muud. Ei väära seda head küll miski tusa tuju, teil saatjaks jagu rõõm, mis hinges võtab kuju, kui teine teisele te andma saates suud. Nii, olen ühe veel. See on nüüd 4. Trocheus, see on kõige lihtsam, see, millega teine klass alustab. Nad muidugi ei tea Trocheusest midagi, aga see 4. Trocheus on nüüd see eesti keelele kõige omasem. 4. Trocheus on see, milles on kirja pandud Eesti rahvaluule. Sõidan tasa üle silla, hobu tegi tilla, eks ole. See on see Eesti kõige loomulikum luulerütm. Ja juhtumisi või ka mitte juhtumisi. See kuulus 37. aasta saateluuletus oma eestikeelsele. On kirjutatud just selles mõõdus. Eks ole, see esimene eestikeelne on ju see eestikeelne laul Aleksandriini Sopitsi poetika reeglite järgi, kõik teavad seda niikuinii. Eks ole, kui Junnis on see mees, kes sellele ilmus nii-öelda väikene saateluuletus, mis pidi siis ilmselt selgitama tolleaegsele lugejale, kuulajale pigem, et mis siis nüüd siis nagu sünnib, et kuidas siis on tekkinud nagu selline undeutsch nagu haritud seltskonda. Ja nüüd 4. Trocheusis minu read on eesti keeli,
see on Eesti kirjanduse kõige varasem manifest. Douglas võib-olla õppis siit pealt, kuidas käib manifesti tegemine. Kohe vaatame. Teistel muulas köita meeli, minu read on eesti keeli. Eesti keel on kõikjal hinnas, kõlab rannas, maal ja linnas. Eesti keeles talupojad räägivad ja kõrged kojad. Daamid sellest peavad lugu, õpetlased, aadlisugu. Saksamaaltki tulnud seda ihaldavat kõneleda. Räägib seda noor ja vana, kostub ikka väärikana, Jumal sellest tarkust jagab, õpetaja kantslist pragab. Eesti keelt nüüd mõnel tunnil pruugime ka muusasunnil. Minu read on eesti keeli, teistel muulas köita meeli. Vahetund. Aitäh! Ma lausa tundsin, kuidas siin elustuse varauusaegse humanistliku hariduse õhkkonde. Et aitäh! Katre rääkis meile sellest, et milline oli see hariduslik pagas, mille pealt hakkas luuletama seesama Brockmann. Ja see Brockmann omakorda innustus sellest samast Opitsist. Ja nemad sama Brockmann ja tema kaasaegne oli siin üks Timoteus Pooluse gümnaasiumi poeetikaprofessor, kes juhtumisi oli õppinud Saksamaal väga tuntud ja nimeka pedagoogi Sigismund Eveniuse juures. Ja Sigismund Evenius õpetas Magdeburgis, mis 30-aastase sõja käigus hävitati ja tal ei olnud enam kooli, kus õpetada, kohta, kus elada ja siis ta kutsuti Tallinna gümnaasiumi. Ja andis siin päris tugeva haridusliku tõuke. Enne seda oli jõudnud siia tema õpilane, seesama Timoteus Poolus, kes muideks oli siis ka keiserlikult pühitsetud kroonitud poeet ja just nimelt. Saksa-Rooma keisril oli see voli tõsta esile siis kõige paremaid luuletajaid. Aga nüüd on meil väike paus, me saame minna vaatama neid omaaegseid luuletusi ja laule siis trükitud kujul originaalidena, mõned neist ka käsikirjas, et paus umbes 10 minutit. Tere tagasi, jätkame koolitundi. Nagu Jaak seda nimetas. Kuulsite luulet, milleni koolipoisid või mis suure tõenäosusega võis koolipoistele eeskujuks olla, suure tõenäosusega ka oli koolipoistele eeskujuks. Aivar mainis ära gümnaasiumi poeetikaprofessori Timoteus Pooluse, kes koolipoisse gümnaasiumis õpetas. Ja kuulus sellesse samasse nii-öelda sõprade seltskonda Brockmann Fleming. Et selline, ütleme, poeetiline trio, kes üksteist inspireerisid, innustasid. Nii, tulles nüüd gümnaasiumi juurde, ma jätan vahele Eveniuse, keda mainis Aivar, ja hüppan tema järel rektor, gümnaasiumi rektor olnud Heinrich Vulpiuse juurde. Tema pani kirja metoodilise sissejuhatuse Tallinna gümnaasiumi edendamiseks. Ja räägib ta siin muu hulgas siis ka sellest, mida gümnaasiumis õpetatakse. Gümnaasium on meil nüüd 4-klassiline, et meil oli 3-klassiline linnakool, siis oli 5-klassiline linnakool ja nüüd on meil 4-klassiline gümnaasium. Ta räägib sellest, mida õpetatakse, natukene sellest, kuidas õpetatakse ja muu hulgas paneb ka kirja, see on nüüd siis siin selle koha peal, iga klassi juures, kuhu jõutakse või kuhu peaks välja jõudma. Et siis selle
klassikursuse eesmärk ja millega või missuguste teadmiste juures saab minna üle järgmisesse klassi. Vulpiuse sõnul said õppematerjali valikul kaasa rääkida ka gümnasiarhid ehk siis meie mõistes kooli eestseisjad. Kas mingisugune sõnaõigus oli ka professoril, sealhulgas poeetikaprofessoril, see siit välja ei tule. Gümnaasiumi poeetikaprofessor oli siis 1642. aastani Timoteus Polus, kroonitud poeet ja hästi aktiivne Tallinna luuleelus osaleja. Ja tema ametijärglaseks sai rektor Vulpiuse väimees, meedik ja poeet David Kunits või Kunitsius. Luulega puutusid gümnaasiumiõpilased kokku juba 4. klassis ehk siis kõige alamas klassis. Aga mitte poeetika, vaid hoopistükkis usuõpetusega seoses. Nimelt oli 4. klassis, aga ka 3. klassis üks usuõpetuse alustekste Wittenbergi ülikooli juuraprofessori Joachim von Boysti neljakeelne Christiados libellus, kus siis pühapäevade ja kirikupühadega seoses on kokku võetud peamiselt mõne vastava evangeeliumi kirjakoha tuum. Ja Vulpiuse kava järgi tuli igal nädalal sealt läbi võtta üks ladinakeelne distichon ja vastavad saksakeelsed värsid. Et põhimõtteliselt siin on näha siis, milline see struktuur välja nägi. Kiriku püha või pühapäev, kõige üleval kirjakoht, mille põhjal on siis värsid loodud, väike gravüür ja siis ladinakeelne, kreekakeelne, heebreakeelne ja saksakeelne tekst. Heebrea ja kreekakeelset teksti vähemalt Vulpiuse järgi ei loetud ei 4. ega ka 3. klassis. See tegelikult ütleb ka siin, et kuigi suure tõenäosusega seda nii-öelda luuleõpetusena ei vaadeldud või poeetilise tekstina, aga võib eeldada, et neil poistel pidi olema mingisugune värsi lugemise kogemus, kui nad eleegilist distichoni siin all siis lugema pidid ja mõtestama. Õppekavasse kuulusid kindlasti ka psalmid. Jälle me tegelikult ei tea, kas neid vaadeldi luuletekstina või mitte, aga kuna Vulpius rõhutab hästi selgelt religiooniõpetuse juures eelkõige vabadust ja usutõdede omandamist, siis ma julgen oletada, et poisti värssidele ja psalmidele poeetika aspektist kuigivõrd tähelepanu ei pööratud. Vähemalt esialgu. Hiljem võib-olla küll, kui need jutuks tulid. Luulekunsti kui sellise õppimisega alustati poeetikaprofessori juhendamisel 3. klassis. Ja seejuures lähtuti nüüd juba antiiktekstidest. Johann Murmeliuse koostatud tekstivalimikust Tibulluse, Propertiuse ja Ovidiuse parimate värssidega. Milles õpe seisnes täpselt, see Vulpiuse programmist välja ei tule, küll aga tuli igal nädalal harjutada luule kirjutamist. Et see tähendab seda, et mingisugused baasteadmised pidid neil juba olemas olema. Ka 2. klassis, nüüd juba aste kõrgemal, oli poeetikaõppe üks alustekste seesama Murmeliuse antoloogia, aga nüüd lisandusid lektüüri hulka Plautuse ja Terentiuse komöödiad,
märkimisväärselt pikemad ja keerulisemad tekstid. Ja jällegi ei saa me Vulpiuselt mitte midagi teada selle kohta, kuidas praktiline õpe käis. Mõningal määral valgustab seda ainult teise klassi poeetikaõppe eesmärk. Tuli saavutada oskus laiali lõhutud värsid prosoodiliselt ehk siis värsitehniliselt õigesti kokku panna. Esimese klassi poeetikaõppe täienes uute autoritega, Vergilius ja Horatius lisandusid ja rohkem loeti nüüd ka Ovidiust. Ja neist tekstidest tuli siis välja kirjutada fraase. Iga nädal tuli teha luuleharjutusi ja kirjutada imitatsioone ning kodutööna tuli poeetikaprofessori antud teemal kirjutada 6 aja jooksul pikemat sorti värstekst või laul. Põhimõtteliselt üsna sarnane pilt sellega, mis paistis silma Vestringi plaanist. Jällegi luulekunsti õppimisega oli hästi tihedalt seotud kreeka keele õpe, gümnaasiumis siis kõrvuti, kui mõelda professorite peale, Brockmann ja Paulus, 2 täiesti suurepärast luuletajat. Õppeülesanded kohati kattusid ja suures osas kattusid ka õppemeetodid. Kreeka keele õpet alustati teises klassis, aga palju suuremat rõhku pandi sellele siis kõige kõrgemas ehk esimeses klassis. Ja luuletekstidest olid primaanide ehk siis esimese klassi õppekavas need samad Johannes Bosseli evangeeliumite ja epistlite kreekakeelsed parafraasid. Siin nüüd ka näete tegelikult seda, kuidas nende õppetekstidega sageli ümber käidi. Siin on saksakeelsed sõnad peale kirjutatud, kommentaarid, allajoonimised. Et see oli hästi tavaline selliste õpperaamatute puhul. Ja seda sama näeme tegelikult ka Bosseli evangeeliumite ja epistlite puhul. See konkreetne väljaanne, see on nüüd Saksamaal. Halle ülikooli raamatukogu eksemplar, meie omad ei ole siit digiteeritud, on hästi huvitavad kommentaarid, osa on ladinakeelsed, osa on kreekakeelsed. Aga enamasti kohtab siiski saksakeelseid kommentaare ja tõlkeid just sõnadel peal. Nüüd, mida tuli nende evangeeliumite ja epistlitega teha? Need olid ise juba värstekstid ja neid tuli siis kreeka keele professori juhendamisel tõlkida saksa keelde. Kas need olid nüüd värstõlked? Võib oletada nii ja naa, aga Vulpius selle kohta nagu midagi kindlat ei ütle. Lisaks loeti ja tõlgiti Hesiodose ja Homerose värsse. Jälle selline tuttav teksti ja autorite valik varasemast Vestringi programmist. Ja täpselt samamoodi nagu ladina keele puhul tuli kreeka keeles teha iga nädal imitatsiooniharjutusi, nii seotud kui ka sidumata kõnes ehk siis värsis ja proosas. Suure tõenäosusega täpselt samamoodi nagu ladina keeles tuli iga kuu jooksul kirjutada kodus professori ette antud teemal üks pikem luuletus. Ja kuna siin tänase selle ettekandepäeva või seminari raame keskmes on luule, või kuigi keskmes on luule, siis tegelikult tuleb siin juures hästi tugevalt rõhutada retoorika õpetuse ja üldse kogu keeleõpetuse
tähtsust laiemalt, selles mõttes, et poeetikaõppes rakendati põhimõtteliselt neid samu meetodeid, mida keeleõppes, et tõlkimine ladina keelest saksa keelde, saksa keelest ladina keelde, stiiliharjutused kõikvõimalikult ühest žanrist teise ümberkirjutamine, proosast luulesse, luulest proosasse, ühest proosažanrist teise proosažanri, kõikvõimalike harjutustööde kirjutamine kõikvõimalikel teemadel, kõnede, kirjade kirjutamine. Kirja kirjutamine oli üks väga oluline oskus. See oli see, mille kaudu sa said tööle kandideerida, endast jälle märku anda, aga olid ka harjutati, kuidas isale kirjutada kirja, kuidas kellelegi kaastundeavaldust kirjutada ja muud sellised asjad. Loomulikult kuulus sinna juurde ka väitlemine, avalik ettekanne, et kuidas seda teha. Ja kompositsiooni juurest ei saa, kompositsioon on üks asi, aga et asi liiguks ka loogiliselt, siis loogika tuli siin kasuks. Ja kõik seda rõhutab Vulpius hästi tugevalt, üldjuhul seda eriala või ainet nimetamata, aga seesama kehtib hästi tugevalt ka poolsajandit varasema Vestringi programmi puhul. Ja kui nüüd võrrelda neid kahte õppekava, Heinrich Vestringi oma sajandi algusest ja Heinrich Vulpiuse oma 1635. aastast, siis silma hakkab üksjagu muutusi, aga on ka päris palju sellist, mis püsib sama. Seda nii õppematerjalide osas kui ka meetodite osas. Et kui Vestringil joonistub hästi selgelt välja selline moraaliõpetuslike tekstide tähtsus, eelkõige nendes madalamates klassides, siis 30 aastat hiljem nendel enam sellist tähtsust ei ole, ehkki sellel moraalil on oluline roll endiselt edasi, aga see on rohkem seal usuõpetuse raames konkreetselt. Et ei ole enam niiviisi kaks ühes nii tugevalt. Ja kui Vestringi programmis olid tugevalt esindatud veel keskajast alates olulised tekstid, siis Vulpiuse puhul hakkab juba hästi selgelt, just selles alamas osas, silma see humanistlik pööre, mis kooliõpetuses toimub tekstides, on toimunud valik pööre antiikautorite poole ja selliste klassikaliste autorite poole. Õppevahendid, need loomulikult aja jooksul muutuvad, see toimub siiamaani. 17. sajandi osas on meil päris hea võimalus tegelikult jälgida seda, kuidas toimuvad muutused. Põhimõtteliselt pooleteise sajandi jooksul, et kui me võtame Marcus Leo aastast 1546, siis hüppame aastasse 1603, siis 1635, siis 1648 on meil üks säilinud käsikirjaline tunniplaan gümnaasiumist. Siis tulevad juba 1678 gümnasiarhide sellised ettekirjutused uued, sealt tuleb üht-teist muutunud õppekohta. Siis 6 aastat hilisemast meil on jälle üks selline pikem, põhjalikum õppeplaan ja sajandi lõpust ja kui ma nüüd õieti mäletan 1707, siis on meil
ka veel paar sellist tunniplaani, mis näitavad, kuidas ja mis nii-öelda nendes õppevahendites muutub. Päris ilus selline pikk aegrida. Mis aga puutub nii-öelda õppemeetoditesse, siis enamik neist olid ajas püsivad. Põhimõtteliselt siis tunnustatud autorite teoste lugemine ja tõlkimine edasi-tagasi, stilistiline analüüs, jäljendamine, tükkidest terviku loomine, tsitaatide väljakirjutamine, ise luuletamine. Ühesõnaga, et kui vaadata eriti Heinrich Westringi õppeplaanist, natuke vähem Vulpiuse oma, et siis nii-öelda see tee iseseisva luuletamiseni oli päris pikk ja astmeline. Ehk ühesõnaga õpilasi ei visatud otse vette, et õpi või upu või uju, nagu tänapäeval. Et see on selline päris suur erinevus, mulle tundub. Ja sellega ma lõpetan ja annan sõna Jaagule, et saaksite kuulda, kuhu õpilased võisid edasi jõuda. Jäin kohe mõtlema, millega see liin nagu lõpeb tänapäeva koolis. Tänapäeva koolis see lõpeb ikkagi sellega, et kirjuta luuletus sügisest. Ja siis nad paganad üritavad riimidega. Ja mina olen tähele pannud, et nad saavad ise ka aru, et see ei tule välja neil. Ja ma nagu tajun, et siis tekib veidi selline ebaõnnestumise moment, mis kallab kogu luulele valgust, et see ongi nagu kuidagi nagu raske, keeruline. Et mina olen ikkagi jaganud, kui ma suhtlen õpilastega koolis ja käin esinemas, siis ma võimalusel ütlen, et unustage riimid. Vaba värss on leiutatud juba ammu. Pange ja vaba värsis. Siis te näete, eks ole, milline on sõnajõud. Jätkame siis Brockmanniga. Meil tulid nüüd mõned nimed sisse. Kunitiusest teeme juttu ja samuti teeme juttu ka ühest selle kiriku pastorist. Aga kõigepealt ma mõtlesin, et ma loen ette ilmselt Brockmanni ühe kõige frivoolsema luuletuse. Kunagi ma tegin ülevaadet teemal seks Eesti luules ja alustasin seda aastaga 1700 midagi, seal oli see Toomas ja Liiso. Ma ei olnud siis veel Brockmanni avastanud. Seks Eesti luules algab Brockmanniga. Ja aasta on 1637, endiselt ei ole veel Carmen Alexandrinumit kirjutatud. Kuid linna arst ja astronoom Gebhard Himselius võtab endale väga tähtsa härra tütre Brigitta pulmadeks. Üldiselt oli tol ajal pulmakommet hulgas, ma ei tea, kas seal paku poolitamine ja kopikate korjamine oli, aga üks komme oli see, et ajada pruut punastama. Kogenud peigmehele ja arstile, kusjuures selle luuletusel oli originaalis tõesti see pealkiri. Siiani kiitmise sulle on doktori praktika toonud, sest pole veel kerkinud ühtegi kalmusu tööst. Sind nüüd saata ju hõissalas kiitus niisama rohke, kui käsil voodis on kaasaga praktika uus. Kes elu anda ei mõista, sel vääritud on elupäevad. Sündigu uus elu siis nõnda su päevade seest. Ilmselt väga oluline tegur, et Brockmann hakkas eesti keelt üldse mõistma ja sellest luuletama, temast sai kindlasti üks selle sajandi osavamaid eesti keele kõnelejaid väljaspool eestlaste ringi. Oli selles, et ilmselt, see on see puhas hüpotees, oli Heinrich Stahl, eesti kirjakeele looja. Ma usun, et küllap pidi siin olema Heinrich Stahli käsi mängus, et Brockmann üldse pääses eesti keelele nagu ligi. Igatahes nende kahe mehe sõprust ja kollegiaalsust tõestab kohe mitu luuletust. Brockmann on kirjutanud Heinrich Stahlile vähemalt 2 luuletust ja 2 neist on ka selles raamatus, ühe loen ette. See on siis
pühendusluuletus. Sellest juttu ei olnud vist, aga oli väga, võib-olla kõige rohkem arvuliselt luuletusi kirjutati tegelikult kolleegidele ja kaasüliõpilastele igasuguste dissertatsioonide ja raamatute sisse. Et näiteks Saksamaal oli selline komme levinud, et kui sina andsid välja oma dissertatsiooni, siis sinu sõbrad kõik kirjutasid sinna sisse hunniku luuletusi ja sina samuti teiste omadesse. Nii kogunes tohutult igasuguseid õnnitlusluuletusi. Ja kui sa olid selline kõvem kirjanik, kes oli teinud sellise tellise, siis sa kogusid sinna ka terve hunniku luuletusi sõpradelt sisse, kes kõik kiitsid sind, kui tore sa oled, kui andekas sa oled, kuidas Parnass täieneb selle teosega. Sellised meelitamise luuletused olid kombeks. Ja see ongi kirjutatud Heinrich Stahlile eesti keele õpetuse raamatusse aasta 1637, ikka veel, see oli väga produktiivne aasta. Ja jälle nüüd eestlastest. Teil eestlasi, Herr Stahl, on õpetada nõu. Te just kui terasest toob kujutluse pähe te töökust, mille eest peaks saama tänutähe ja täidab Jumalast, mis rohkem rahva põu. Te puruks lõite jää, neid nuhtlete kui kõu, kes seda patu sees ei vääri mitte vähe. Moel terasesel just. Ei roostest hapraks lähede töö, sest suuta nii käib ajal üle jõu. Ka teras hävib siis, kui viimse päeva vari kord kõige kohal on, kuid mitte teie kari ja mitte karjane, ning rõõmsaks saab te meel, kui häälel mahedalde poole pöördub looja. Vaev talutud sai truult maa tasutunni tooja. Ees ootab taevariik see lehtsa usu teel. Siit luuletuste hulgas korjub hästi palju sõpru välja. Et need luuletused lisaks sellele, et need on mingisugune poeesia, sealt tulevad välja ka inimestevahelised suhted, sest ega sa inimesele, keda sa ei austa, kes on sulle nagu ebameeldiv, ma usun, et tolla ja inimesed ei kirjutanud luuletusi sellisele inimesele, nii et need luuletused näitavad sõprussuhteid, lävimist, kõikvõimalikke võimu vertikaale ja horisontaale. Jutuks tulnud Timotheus Paulus muide on praegu ka meiega. Ta on maetud kuhugi siia. Nii et Timotheus Paulus sündis sakslasena, suri tallinlasena. Ja tema kirjutas 1639. aastal väga paksu raamatu, mis oli esimene Eestis kirjutatud teatmeteos, entsüklopeedia pigem, teatmeteos, entsüklopeedia. See kõneles kõikvõimalikest seisustest, ametitest, inimtüüpidest, kõikvõimalikest ühiskondlikest klassidest. Selle pealkiri oli Lõbus vaatelava. See on kirjutatud Tallinnas ja see on nüüd vastselt ka eesti keeles ilmunud lõpuks ameti üle 300 aasta. Ja Brockmann kirjutas ka sinna 2 luuletust Paulusele, siis meeles pidades ja tunnustades oma sõpra. Ma loen esimese ette, miks on oluline. Väga tihti tolle aja luulest rääkides kuidagi pisendatakse seda ainevalda. Umbes, et ongi nagu meelitamine, selline baroksed sõnakõlksud. See on hästi palju kristlikku teemat, aga selles luuletuses see on põhimõtteliselt ajalooline ekskursioon läbi sajandite teemal käsitöölised läbi aja. Nii et siia alles see juhuluulele omane kontakt selle mingi sündmusega tekib alles viimases salmis. Ja kogu ülejäänud luuletus on tegelikult luuletus, nagu ta peab olema. Nii et see on selline ajalooline ekskursioon, käsitööliste kiitus. Mida naeruks kade seab, ülistada ihkan, mida halvaks kergats peab, hoopis kiita tihkan. Muidugi väärt kiitu see, mis ei kuskil kahju tee, mida hoopis vaja, läinud läbi aja. Silmas pean ma käsitööd ja näen väärikana. Tulu head siit kokku lööd, oled noor või vana. Majas peab see leiva jao, tööpõld ilmaski ei kao, kas on sõda lahti või on rahuks mahti. Andis Jumal, tõsi eks, ürbid katma keha, see ju näitab esiteks moomus. No mis teha, et on antvärk õigel teel, aga sellest ilmneb veel tähtsaks enne kaini, töös ka oskus sai nii. Töötas nagu meistril viis noa, kui tegi laeva. Tempel kerkib ainult siis, kui näeb puus jääb vaeva.
Ja eks teada seegi on, meistrit kutsus Saalomon, lubas neile tasu, tööle rõõmsalt tasu. Ilus Nürnberg meistritest valmis kõnelema, ega üldse halba, sest kasu saab neist tema. Aus ka Braunschweig meistrimeest peab ja hoolitseb ta eest armulikult, ega kiusa seadustega. Nagu eluta jääks maa, poleks päeva silma, nõnda kunstideta ka häda täidaks ilma. Oleks kõik, mis salata, katteta ja palata, vaataks nälg vaid silma, oleks külm üht ilma. Käsitöölisi au paist, kas ei sestki ehi, et on paljud isandaist olnud meistrimehi. Eksagatoklesel nii algas teekond troonini, sai Pottsepa pojast väejuht kõrgest kojast. Keegi, kel kord kirves hoos tööle pihta andis, hiljem hoopis ajaloos keisri krooni kandis. Kellest jutt, kes siis ei tea, see Justinus kavalpea, võitjana intriigis, sai ta võimuriigis. Algul tee, mis alamail villigist ka nõudis, peapiiskopiks Mantsimail ta ent välja jõudis. Plautus muud kui usinalt, jahu teha kivi alt pagarile vehib, siis Parnassi ehib. Paulust astme teame muud, veel ka vaipu tegi, keegi viltu ei vea suud ega kavatsegi, või siis kahtlema sest löö. Joosep, käsil puidutöö, rassis kas või koidust, et saaks peretoidust. Sellest paremini ju teate lauseid loote poolus, teose ajatu lugejale toote. Kuni käsitöö ei kao ja on tarvis löö ja lao, vaimustate faamat, sest see on hea raamat. Niguliste pastor Eberhard von Renteln suri ära, nii juhtub ka pastoritega. Ja aastal 1642, kui Brockmann oli juba Kadrinas, kirjutas ta pika palangulise leinaluuletuse saksa keeles, kuidas Tallinnal on jällegi rasked päevad, kõik on surnud ja nüüd suri ka Rentelen. Mis me siit teada saame? Me saame siit portree. See on väga, ütleme, kalligraafiliselt, reljeefselt visandatud portree. Meile ette kerkib üks Rentelen. Me ei ole teda kunagi näinud või pilti ei näegi ilmselt kunagi. Aga ta kerkib meie ette sõnadega. Kuulame, kas meie ette kerkib üks Rentelen. Kas, armas mees, kas sind nüüd viib siit rada? Nii palju, kui mul suutmist meenutada, kõik Tallinn leinavat su surma näis just ajal, mis on muret üldse täis. Veel alles oli kurvastada jõutud, et kallis härra Tunt me seast sai nõutud ja ehkki rahu teda ootas ees. Meil hingta surmast oli valu sees. Ka härra Simon lahkus ju nüüd sama ja temagi meid jättis kurvastama. Ja siis veel härra Sueno, kes ei teaks, mis tegi tema meie linna heaks. Said vaevu asemikud leitud sinna, kus kohad tühjaks jäid, kui tabas linna taas kordne löök. Suu surm, las kaebleb suu, peab leppima, vaid lein on see, ei muu. Kus on see pea, mis kumas higikastes, sest lendas töö, kui kuskil lulli lastes laisk vedeleb. Kus lõvi julge laad, mis pelgusele eal ei andnud maad. Kus see, kes tõde ütles kõigi eeski, kas tekkigu või nõnda vihameeski, kelt kõlas hüüd võis valel ajal kah. Te pöörge end, ses oli rõõmu, jah. Kes truudusega nõtra südant paitas ja valult võimu ära võtta aitas, kus on väärt oskused nood, mille toel su soosimisi leidsid mitmel moel. Kui kahju see on igaveseks läinud su lahkumise läbi ning me näinud ei ole pelgalt kurbi väevi, vaid suurt leina, et me keskelt võetud said. Nii ongi lesk nüüd voodil nõrkenuna, kolleegid ringi käivad kahvatuna ja eemale ei jää gümnaasium. Teab sind ju igaüks, kes haritum. Raad hall on, sest seal tas vähe pead ei murta, kuis toimeda, et keegi ei võiks kurta. Käekäik on kirikuil ja Tallinnal nii juba kordi olnud löögi all. Kuis kaebleb karjaseta jäänud kari, on tema kohal kurvameele vari. Ta nüüd su tõelist väärtust lõpuks teab, su pilti vaimu silmas kõikjal peab. Su au ja kuulsus siiski ei kao hukku, vaid meil siin Tallinnas jääd ajalukku. Sa läksid, ent jääb sinu tööle koht. Ei haava enam eal sind hirm või oht.
Nii, Cunitius. See on juhtumisi ka viimane teadaolev Brockmanni luuletus aastast 1643, pärast seda ta keskendus peamiselt kirikulaulude tõlkimisele. Nii et me täna kuulasime esimest teadaolevat ja kuuleme viimast teadaolevat ja see viimane teadaolev, pange tähele, siin kõneleb elukogenud mees. Ta ei ole väga vana veel, tolle ja mõistes küll, eks, ta on mingisugune, mis ta siis on, mingisugune 30-ndates, eks ole. Aga tolle aja mõistes olid ikka vana mees ja nüüd see tekib selline noored, kuulake, mis on noore öelda. Ja see on kirjutatud originaalis eesti keeles, Cunitiusele. See Cunitius ilmselt ei osanud ka seda eesti keelt, võtsin, mis see on tore asi, no aitäh. Aga meie loeme ja meie saame siit nüüd transportiseerituna selle ubakese kätte. Peigmees kõneleb pruudile, pange tähele siis, ma kehastun siis peigmeheks ja siis saal kehastub pruudiks ja peigmees siis kõneleb. Eluteed ma küllalt käinud, et võin anda õpetust, mõnda vaeva olen näinud, võõras pole mure must. Aga selle unustan, kui su armu tunda saan. Ilus nagu jumalanna, tule mängi minuga, sina oled magus manna, sinu arm on kahjuta. Kallim veel on see kui kuld ja nii kuum, et võtan tuld. Olgu põuas armas vesi, olgu veisel armas hein, olgu lapsel armas mesi, olgu mõnel armas vein, sina oled ainuke, mis mul täidab südame. Olgu meie armul püsi, ärgu ealse kustugu, kukru sisust see ei küsi, iga päev vaid kasvagu. Kuni puu peal kasvab leht, meie arm on ikka eht. Selline peigmees kõneleb pruudile, väga ilus, eesti keeles, puhas eesti luuleklassika. Nii. Aivar ütleb nüüd, kuidas meil selle kellaajaga on, kas me oleme väga üle pannud? Lisaloo saab. Lisaloo on kõige pikem Brockmanni luuletus, mis ma olen tõlkinud, aga sellel on lugu. Pange tähele, see on väga ootamatu, et ta oli siis juba Kadrina kiriku õpetaja, aasta oli 1643, 1642 isegi, ja lähedal asuva mõisniku Metstakkeni, Reinhold Metstakkeni noor naine, Margareta, suri ära. Ja suri ära veel nii, et tal oli nagu laps kõhus. Ja Brockmann ilmselt siis, kuna see Metstakken oli talle nagu lähedane geograafiliselt, sa kuskil samas Haljala kandis, Kadrina kandis, kirjutas talle pika riimidega saksakeelse leinaluuletuse, mis ka kindlasti kohe väljub sellest tavalisest juhuluule raamistikust, sest meie ette maalitakse tegelikult üks inimene. Sõnadega maalimine meil ei ole säilinud, võime küll olevistes Maarja Kabeli põranda lahti kaevata, see Margareta on sinna maetud koos, kuskil seal lähedal on ka Brockmann ise, aga visuaali meil nagu ei ole sellest Margaretast. Aga kui me nüüd kuuleme, kuidas Kadrina kiriku õpetaja Brockmann meenutas, ülistas, kirjeldas ühte noort mõisaprouvat, siis sellest tuleb ka väga palju sellist ajastu üles inimlikkust. Kaotus on minu pandud pealkiri ja kirjutatud on see siis 1642 või 43. Ja Reinhold Metstakken ise oli Rootsi riigi väga tähtis sõjaväelane, tegutses ka Soomes. Kas murtud vaim, mis muidu eal ei väsi, sangar, sest et surmakahkas käsi lõi kambriukse vallali ning siis te voodist kalli maja ehte viis. Te abikaasa hingekoda hele, kes päikseks oli teie päevadele, nüüd jätnud teid on oma kevad eas, käib igaviku majaliste seas. Nii nagu siis, kui päike õhtul kustub, ilm tumeneb, pea kohal taevas mustub, ka inimene leinas ringi käib, ta rõõmuta kõik enda ümber näib. Just sellised, Herr Oberst, käes teil päevad, te armsad silmad justkui und veel näevad, need kinni nüüd ent vajutatud said ja nende rahu toob teil ängi vaid. On ema palget silmaveega kaetud, tal süda justkui oleks lõhki aetud ja kuulda talt, kui üldse avab suud, on valju halamist, ei muud, ei muud. Pool südant ja pool elust ema kaotas, kui surm siin käis ja oma varju laotas, on viidud ainus tütar tal ja raske jälg sel hoobil valusal.
jäi vili küpsemata ihus noores ja vaglaroaks nüüd läheb alles toores. Liig vara talle näitas luine sõrm, siin haua leiab ema rüpes põrm. Ja tütreke, kes maha jäänud emast, ei mõista veel, et ilma on ta temast, kui tohutuse kaotus ta ei tea, ei oska seda märgata nii pea. On orb, kui ema pilt, mis vete pinnal ja see teeb leina raskemaks veel rinnal, siis mõelge nähes seda üksipäi, mis aare jumalast teehoolde jäi. Ei võõra süda saa nii armastama, ta pilgu soojus pole eal seesama, vaid emal mõistab süda, märkab pilk, kui pahas tujus on ta naljatilk. Küll olnuks tütrel õnn, kui nõnda moodi talt poleks ema võtnud haigevoodi, kuid kavas jumalal ei olnud see. Nii kahjuks otsa sai ta maine tee. On sugulastel huulil kaebed valjud, on tuttavail ja võõrastestki paljud. Te kaasat leinavad, et pole äärt, sest kuulsus temal oli kulda väärt. Ta eellased küll olid kuulsad sugu, kuid iial ta ei teinud sellest lugu, sest nähes pelgalt võõrast ehtekest, ta jaoks ta voorus oli tähtsam sest. Jäi tasse kiindunult nii mõni maha, kui straalsund jäi teil kahel selja taha, kuid oldi ilma taste teistki veel, sest aus oli te abikaasa meel. Ta rõõmsaks oma mehe teha suutis ja mehe tuju naerul helgeks muutis, kui tollel amet ette võetud tööd ei andnud puhkust päevadega ööd. Tal sünnist kaasas heldel omus käinud ja iialgi ta antus kaotust näinud. Suur jumal kõrges, vaesed vaevas all, need olid, igal sammul olid meelest all. Käis jutlusel, see oli kindlaks pruugiks ja valus seal, kus mõni sõimu pruugiks. Seltskonnas kõikjal talle leidus koht. Ta otsis pääseteed, kui luuras oht. Ta isand üksi südames tal oli, läks hästi isandal, siis mingit voli ta üle polnud elulöökidel ning siiralt alati ta oli hell. Heast küljest näha asju hing tal ihkas, kuid riiu juttu mürgikeelseid vihkas, nii oli vastumeelt see inimtõug. Ta püüdis, et ei lõksuks kuri lõug. Jah, armastas ta jumalat ja voorust, kui aarded häid, mis kaunistasid noorust. Et õitses selle armastuse õistas, hauani ka kade näha võis. See ongi kõik, mis murdnud on teid praegu, ei murra muu, kuis lahingute aegu te sinna söössite, kus vastas jõud nii ägedad, et teisi arras õud. Te näinud, kuidas kangelasi langes, ei lasust löögist maha surma kanges, kas paukus tükk või puhkes tormi jooks, tee vaprus tõusis ikka ajalooks. Suurt kestvat kuulsust enesele tõite, aupaistet jäävat nime ümber lõite, kui liikvele läks vaenlane, ent näe, üks mees just teie peatas nende väe. Vaid armastatud surm teid rabab jalust, meel mõte jõuetud on kaotusvalust ja käsi muidu tugev nagu tamm on rüütlil langenud, on läinud ramm. Teil ohked suul, armsam samu kallis, kus oled nüüd mu trööst maailmas hallis, kus oled sa, kui surm sul sulges laud, kus oled sa, kui keha pärib haud. Mu armsad jumal jadast antud kaasa on teinud minu elukõrbest aasa, kus oled nüüd, minu hinge kuld, saab lahutada tõesti meid nüüd muld. Su naeru hääl mu kõrvus ikka helab ja kuju kõik aeg silme ees mul elab. Kui uni ümber uduteki koob, siis sealgi sinu näo mu ette toob. Kuid virguge! Ja targem süda rindu, meel kindlaks, andku kristlik mõte indu, toeks püha kiri, vaim teid vabaks teeb, kaob mure, mis ju mürgina teis keeb. Ja nagu murraks põlvili teid suruks, sest piibel teab, saab kütke lüüa puruks, siis näete, et kõik elus läheb nii, kui soov on Jumalal, ei teisiti. Ta meeldis veel ka Jumalale taevas, nüüd vaba kõigest on, mis maa peal vaevas. Ta ilmast, kus kord põrmus on kõik tööd, on lahkunud ja lausunud hea tööd. On üksnes laudse ilm, mis ümber ringi ja kelmi jõukses koormab vaga hingi, nii ütleb Lutter. Õnnelik on see, kes lahkub, makstes tasu mullale. On taeva vihaga meid karistatud siin maa peal, selles süüdi meie patud. Kas tohiksite kurvastada siis, kui armsa Jumal rahu sisse viis? On leidnud, kui läks lahti taeva värav, hing õige rõõmujaan puhas särav. Ja vaba, sest ja varitseda teel, ei kuri kihk, ei patuline meel. Ta ihu surelik saab hauda kantud, saab talle sinna seniks ase antud, kui viimsel päeval kõik maailm on põrm ja surnud kutsub hauast looja sõrm. Ei kao ta au ja kuulsus ajapikku, ei tuhmu tema voorus ajapikku, ei tema nimi amarant on see, mis ajakulgu märkama ei tee.
lasku jumal sama õndsalt minna meil kord siit maisest ringist ära sinna, et kindel sammul saanud halvast priiks ja saatmas rõõm tee paradiisi viiks. Aitäh teile! Aitäh. Kiskus juba natuke morbiidseks, aga lõppes optimistlikuma noodiga, aga seminar ei ole veel lõppenud, sest seminar ei ole seminar, kui ei ole võimalust ka osalejatel küsida ja mõtteid avaldada. Aga kuna meie see koosviibimine siin läheb ka linti, siis kui on küsimusi ja kommentaare, siis palun mikrofoni. Kas keegi soovib? Kui veel ei ole, siis ma teeks otsa lahti ja juba enne seal näitusel avaldasin seda mõtet, et kas juhuluule on ikkagi päris hea ja õige termin eesti keeles, sest ta viitab justkui juhuslikkusele, võib-olla ka juhtumitele, eks. Aga mina pakuks välja, pooledi tõsiselt, pooledi naljaga pooleks, et see termin võib-olla võiks olla puhuluule, mis on kirjutatud kindlal puhule, mida arvab Jaak, mida Katri võib-olla tulete ette ja siis saate ka kommenteerida, kaasa rääkida, küsimuste ja vastata. Mikrofoni oli minu kätte, nii et sa võta siis see. Puhuluule on tegelikult täiesti välja pakutud termin juba. Ma nüüd ei mäleta, kes selle mõttega välja tuli. See on juba päris ammu. Ja eeskujuks on sellel mõttel tegelikult Rootsi termini lugu. Algne vist, kui ma õieti mäletan, oli tilfellighetsdiktning, aga nüüd on ta lühendatud tilfellesdiktning, et ongi siis see juhuslikkus on ära kaotatud juhu või puhu peale, et siis eesti keeles juhtumi peale. Aga meil minu meelest ei ole see puhuluule niiviisi käibele läinud, kuigi põhimõtteliselt oleks tegu üheainsa tähevahetusega. Et põhimõtteliselt kaaluda seda võiks. Mina arvan, et kui me mingit uut mõistet otsime, mingit uut sõna, siis tasuks vaadata, mis seosed meil selle sõnaga kõigepealt tekivad. Kui sa ütled puhuluule, siis mulle millegipärast tekib mingisugune puhumine ja kampaania kõik puhuvad. Et see ei ole nagu hea algus nagu mõiste uuendusele. Et see on nagu midagi, kes nagu nina peal puhud ära juuksed või. Mina olen mõelnud, et pühendluule on nagu täiesti asjalik nimetus ja mis tast ikka teisiti nimetada, et jah, ta on ikkagi millelegi pühendatud ja see ei tähenda, et oleks poeetiliselt väheväärtuslik, et me nägime, kuidas siin portreed tõusevad, inimlikud tunded, kõik saavad kirjeldatud, et see on nagu luule nagu iga teinegi, lihtsalt oli mingisugune konkreetne sündmus, mis selle vajaduse käivitas ja oligi kõik, mis seal siis nii ikka. Sobib ka pühendusluule. Jah. Sünonüümina kindlasti on ta nagunii kasutuses. Ja. Pühendluule on nagu lihtsam, üks silp kaob ära, pühend. Kas on nüüd publiku hulgas mingeid küsimusi veel või? Paistab, et ei ole, ega see meil nüüd nii tõsine ja pidulik see kõik ei ole. Aga meil on nüüd veel võimalus siis minna uuesti näitusele raamatute keskele, kellel on aega ja tahtmist ja vaatame veel mõned raamatud ja luuletused üle selle. Aitäh! Ja aitäh tänastele esinejatele. Ja oli rõõm teid kutsuda ja minu tunne on küll, et meil läks hästi korda isegi paremini, kui ma oskasin karta. Aitäh!